tänane päev hakkab siis sellega, et Allan kinkis mulle sünnipäevaks ATV Safari ja nüüd me lähme siis selle ATV-ga sinna sõitma Paldiskisse ja eks näha ole siis, et kuidas see nagu värk välja tuleb. Kunagi oli mul endal ATV, siis sai Männikul risti-rästi läbi sõidetud kõik, et noh, samas sellega on ka pull sõita. Käime seal ATV Safaril ära, siis on kokkusaamine teiste kuttidega, kellega läheme mingile suuremale ringile. Ja eks vaatame, mis päev toob, loodame, et see ATV värk ikka nagu lahe on. Vähemalt seda kirjeldus seal nende kodulehel oli küll, et inimesed jäid hullult rahule ja instruktor oli tasemel ja noh, eks see siis näha on, kui sinna jõuame. Need on ATV-d vist, millega me läheme. Lähed sellega? No tegelikult vahet ei ole ju. Siin on jumala timmista ju. Nagu sohva peale? Teppoolulle tehtä. Ja start on antud. Päris lahe on. Pole ise nagu nii ammu sõit. Pala lakkab ainult räigelt. Kui püsti sõidad ja kätega hoiad leistas kinni, siis tõmbab edasi, siis kurat käed väsivad ära. Aga noh, ei ole hullu, saame hakkama. Eks pärast kuuleb Allan emotsioone, kuidas talle nagu meeldis. Samas, kui sul on ATV ja kuradi on mingi oma kamp, kellega käia sõitmas, siis oleks päris lahe oli. Aga lõpuks oligi see, et ma müüsin enda oma maha, kuna kolisime maalt linna ja enam niimoodi sõitmas metsas ei käinud ja polnud nagu ka kellega käia. Siis polnud nagu mõtet nagu pidada teda, et panna ta käru peale, viia ta kuskile kuradi metsa ja siis hakkab pihta see kuradi see jama, et seal igal pool on mingi kellegi eratee ja eramets, eramaa, era. Põhimõtteliselt sa ei saagi nagu kuskil sõita. Natuke ikka mingit vett ka. Noh, sellepärast ma paningi teise varustuse, mitte ei tulnud oma kombega. Et korra veel õigust läbi sõita. Noh, selles mõttes, et ma ei teadnud, kui ekstreemsele rajale meid viiakse. Et Allan tuli küll oma selles sõidukombes, aga
noh, nüüd lähme natuke mudasemasse kohta ka. Kui nüüd kurat Allan ketsi paneb, siis on see pask mul kõik näos kinni. Peab vist väheke taha poole hoidma, muidu kurat pritsibki kõik täis. Siia oleks nagu keegi spetsiaalselt vett lastra. Fucking palav hakkab nägu. Tuttav lõht see kuradi. Vesi lendab kuuma mootori peale, siis on siuke kuradi auru lõhn on üleval nagu saunas. Päris normaalselt uputab. Huvitav on see, et kuradi näpud nagu surevad ära, ma ei saa aru, mis nendel häda on. Gaasi näpp on, vaata. ATV-l ju annad kuradi pöidlaga gaas, ei ole seda gaasirutskat nagu siklil. Kena kivi on siin kuradi. Nendel ATV-del on vintsid ka ees. Kutt tõigi meid mingi basseinidesse siia. Paska lendab nii, et rohkem kui rubla eest. Läheme kuskile kruusa peale, nüüd hakkab räige tolma. Kus meil nüüd viiakse? Maastiku kaitseala, Pakri, Poolsaare metsade. Tundub, et Allanile meeldib. Igal juhul viskas pöidle püsti, et trallallaa. Ja tore. Päris ilus koht. Ma isegi ei ole siin käinud vist, ma arvan. Jäin seda merd vahtima. Panin mingist heast august läbi. Ja bassein. Allan hoiab jalgu üleval, et ketsid saavad märjaks muidu. Kurat, ega su taga sõita ei saa, sitta lendab nii, et rohkem kui rubla eest raisk. Ma panin hullu ka ilmid taga. Olemegi Leetses. Ilus liiv, ujujaid ei ole. Jah, mille pärast mul see Leetse nagu meelde tuli, et siin saigi seda karulauku korjatud. Ja siin ma käisin merikat püüdmas. See on see gaasiterminal, mis suure raha eest ehitati. Nüüd vist sõidame tagasi ja siis ongi moos. Ei, päris äge on. See
giid või organisaator, kes see on siin. Päris lahe kutt on, laheda jutuga ja väike normaalne motomees ikka. Rääkis ka, kuidas talle kurat näkku pannakse see Keskkonnaameti värgid, et umbes siin ei tohi sõita, tegelikult on nagu lubatud teed, aga mingi suvaline kuradi ahv korjas siin oma karulauku ja võttis teema üles ja ma ise ka lugesin seda artiklit selle kohta, et umbes vend sõidab ATV-ga kuskil kuradi, ma ei tea, metsa vahel. Ta ütles, et ta ju teab, ta ajab ärireid, ta ei lähe metsa vahele selle ATV-ga, et seal ei tohi ju sõita. Aga ajakirjandus kurat pasundas nii, et oi blöd. Joh, ei tiire, see ajab nii harja punaseks sellepärast, et kui mul oli ATV-reid, noh, ja siis ma olingi kõige vihatum mees vist reis, kuradi, kuna mul ATV oli Bemmil järgi, kurat järelkäru peal, siis no Bemmi mees ei ole inimene ja ATV mees ei ole inimene, ainult kurat jalgrattur on inimene. See ajab jah, natuke kuradi kettasse küll. Aga noh, sellepärast ongi, et pole nagu mõtet endale ATV-d soetada, sest need kuradi ulgujaid on nii palju, et sa lihtsalt ei jõua vihastada ennast nii palju. No, siin on küll päris sügav. Saigi see ATV sõit läbi. Ja nüüd läheme oma pundiga kuskile kärutama. Oli päris lahe. Mulle väga meeldis see, et Allanile väga meeldis. No, ta üldse sõitis esimest korda ATV-ga. Selles mõttes oli tal nagu hästi põnev. Aga kihvt oli jah. Ja see instruktor oli ka väga kuradi normaalne vend. Allanil on mõnus sõiduvarustus, on sitane kõik.